tere, on 7. juuni, me elame saunas ja see on Tehnovode 39. Õues on peaaegu 39 kraadi sooja. Natukene jääb olla. Täna on E3. Jah. Nii palju kolmesid. Ja mina olen Marko muidu. Ja mina olen Heigo. Täna me räägime sellest, mis sai maailmale teadmiseks eile ja täna. Mõned asjad meil on väga värsked, umbes täpselt 17 minutit maksimum vanad. Jah. Aga hakkame siis otsast pihta need asjadega. Uudiseid on tõsiselt palju, nii et lähme kiiremini. Lähme kiiremini. Alustame sellega, et Nintendo Wii, kui selline, kõik teavad see, kus sa pidid seal vehkima kahe asjandusega või ühe asjaga mööda teleka esist ringi, on ju. See on nüüd põnevam, sest nüüd on sul endal käes pisike telekas. Mitte veel küll järgmise aasta alguses, aga sellegi poolest nende uus kontsept näeb välja siis seda, et lisaks sellele konsoolile, mis teil teleka juures on, lisaks sellele on siis selline interaktiivne 6,3 tolline vist umbes 6,2 midagi sellist tolline ekraan, mis on puutetundlik, millel on igasugused asjad sees ja mikrofonid, kaamerad, gyroskoobid, acceleromeetrid ja see kõik, mis siis, kuidas sa suudad näidati mõned nagu näited ainult ära, et eks siis jääme ootama, kuidas need mängud seda kasutavad. Aga mõte on äärmiselt huvitav. Mina vähemalt nendest mõnest demost, mis me nägime, mul jäi küll suu lahti. Sul jäi suu lahti ja sa olid vaikselt ära valmis viskama enda isikliku esimese põlvkonna Wiid. Vist ma ütlen, praegu vähemalt tundub see, et nad pole veel isegi sellest päris konsoolist endast pole midagi rääkinud, et eks sellest me saame ka teada, nii et kui nad tõesti nende kuulujuttude kohaselt kuulujutud on väga head, ütleme nii. Ja kui ta tõesti nii hea tuleb, siis ilmselt tuleb järgmise aasta alguses midagi soetada omale, jah. Sest esimese põlvkonna Wii fänn et esimese põlvkonna Wii fänn olen ma täielikult. Just. Tuli Nintendolt ka 3DS-i uus versioon. Uuendus lihtsalt, jah. Software'i uuendus. Just. Ja sellega oli siis Nintendo kastist kõik. Sonyl on meil kõigile tuntud PlayStation. PlayStation täpselt nii ja nende... Me rääkisime MGP-st. See oli väga imelik asi. Me rääkisime, et on igat pidi puutetundlik nii ees kui tagant. Aga MGP kindlasti tema nimeks, ehk siis Next Generation Portable tema nimeks ei saanud jääda ja õige nimi on nüüd teada. Vita. Täpselt nii, hinnad on siis 249 ja 299 vastavalt siis Wi-Fi ja 3G. Just, et seda sa nüüd saad siis kasutada ka väljaspool nende maja. Esimese põlvkonna omad vist olid ainult Wi-Fi või? Jah, ainult Wi-Fi oli. Aga eks ta läheb sinna rohkem sarnaseks, ma ütleks, et ma ei teagi. Tal oli see puuteekraan näidati samamoodi erinevaid võimalusi, et ehk ta on kõvasti kiirem, tal on korralikud brauserid sees, tal on korralikud sellised mänguvõrgustikud ja suhtlusvõrgustikud sisse ehitatud, nii et kindlasti parem, et kui teil, ma arvan, et see jääb selliseks kõige paremaks nii-öelda kaasaskantavaks konsooliks päris pikaks ajaks. Nii siis, mis me veel on? Meil on Apple, kes... Ütleme siis niimoodi, et Apple Goes Android on üks parimaid väljendeid selle asja kohta nagu. Apple Goes Android ehk siis WWDC, Worldwide Developers Conference oli eile meil. Ja ilmselt ta vist käib ka täna, aga eile oli suur teadaanne. Mis me siis oskame öelda? Android. Alustame sellest, et 3 erinevat asja räägiti. Alustame uuest siis laua ja sülearvuti operatsioonisüsteemist, mis neil tuleb uuendusest. See on siis OS 10 ja Tiger. Liiguta nende pildi siia. Liiguta sinna. Läks natukene teistmoodi, aga see ei ole hullu. Mis siis toimuma hakkab? Ma loodan, et te kõik olete juba lugenud seda blogipostitust, mis ma tegin, mis on Windows 8 kohta. Ja ma seal ka korra mainisin, et Apple liigub samas suunas. Ehk siis tuleb siuke asi nagu launch control. Kõlab põnevalt. Jaa, väga lootutandev. Tegelikult on kõik, mida see teeb, on see, et ta võtab kõik need programmid, mis sul on nagu salvestatud või üldse arvutis, siis need kuvab samamoodi nagu iPadi peal või iOS-i peal sulle Siis rakendustena just. Jah.
selliste ikoonidena. Ja nüüd, mida sul teha on võimalik sinna rakenduse peale, rakendust avades, siis ta avab kõik rakendused täisekraani peal. Ehk siis sul ei ole enam üleval riba ja seda, et ta avab nagu täisekraani peal. Ja sinna juurde siis, kes on Maci kasutajad, need teavad, mis on Spaces ja mis on Expose. Ehk siis need on sellised erinevad navigeerimisvõimalused, et üks on erinevad desktopid ja teine on see, et sa näed kõiki lahti olevaid aknaid korraga. Need on omavahel integreeritud, need on dünaamilised, ehk siis saad ühe asja pealt nagu uusi desktoppe tekitada omale ja siis on sul võimalus erinevate, kuna Macidel on need touchpadid on multitouch, eks ju, mitmed sõrme ja igatepidi aru saavad, siis erinevate kombinatsioonidega on võimalik seal neid liigutada ja siis nad liiguvad ja mina ei saanud sellest aru. Ütleme siin, et oli üks iga ma päriselt üritasin teile praegu seletada seda, aga no palun vabandust kõigi eest, kes arvad, et see on tõeliselt lahe asi. Võib-olla ongi, sa ju ei tea veel. Et nagu mina ei leia seda vajadust tegelikult sellele. Et noh, võib-olla hakkad leidma, kus see ükskord tulemas on. Võib-olla tõesti. Oota sügiseni. Ootame ära, et eks siis on nagu teada ka midagi juba äkki, mida see... Jah. No see hakkab maksma $29 kuus vist. Jah. Seal on veel automaatsed dokumentide salvestused peal ja erinevad versioonid nendest dokumentidest on võimalik siis vaadata. Natukene ka siis teistest asjadest, mis seal iPodidele, iPhone'idele, iPadidele tulevad. Need on sellised, noh, võtame siis Androidi telefoni. Võib-olla, ma usun, et enamus on näinud, mis Androidi telefon töötab. Üleval servas on sellised pisikesed ikoonid tekivad ja siis, kui sa selle alla tõmbad, sa näed oma mingisuguseid asju, mis sul tekid vastamata kõned, sõnumid, uued e-mailid. Kõikide programmidega seonduvad teadaanded. Näiteks kõige parema näide on see, et mul on BBC äpp ja kui tuleb mingisugune siuke välkuudis, siis mul tuleb üles väike teadaanne ja ma näen kohe uudise pealkirja ära ja mul on võimalus sealt minna. Just. Siis on meil Twitteri integratsioon. See on selline lahe asi, et alguses siis, kui sa enda telefoni üles sead, paned sinna enda e-maili, seod ära oma e-maili konto, kalendrid, särgid. Ja siis nüüd sa paned sinna ka enda Twitteri account'i. Ehk siis ükskõik mida sa enda telefoniga teed, sa saad seda ka säutsuda. Ja, sul on võimalik seda jagada. Ja sinna juurde lisada siis enda asukoha ja muud jutud ja pilte ja värklased. Siis veel on siin asja... Hiljaaegu oli siin, või tegelikult see on juba umbes pool aastat tagasi, aeg liigub kiiresti, oli üks programm, mis salaja muutis volüüminuppu, muutis kaamera nupuks, kaamera päästikuks ja see võeti sealt maha. Nüüd on Apple selle ise ära teinud, selle triki, nüüd on selle võimalus. Notification'itega oli sama asi. Täpselt nii. Safari veebilehitseja, sisse ehitatud veebilehitseja, sellel on nüüd olemas erinevad tabid, vaheaknad. Enne kui sa pidid akende vahel vahetama, siis nüüd üleval on nagu lehed, sa saad nagu mugavamalt seda asja teha. iPadi jaoks täpselt samamoodi Safari on niisugune tabidega versioon ja kui te nüüd siit vaatate selle pildi pealt, siis siin all ei ole mitte ühtset klaviatuuri, vaid on kaks osa. Ehk kui sa iPadi käes hoiad, siis sa muidu oleks peanud niimoodi keskele enda pöialdega. Ja sinul on iPad on ja sa ju tead, kui ega niimoodi käes või, sellepärast olen mina kogu aeg 7-tollist, lähed seda tahtnud, et 7-tollisega saab kirjutada. Tuleb vehkida seal oma sõrmedega, aga siis on põhimõtteliselt, kui sul on suured käed, siis on okei. Ja kui sa tahad niimoodi, et nüüd ta oleks kahel pool, võtad keskelt kinni ja tirid laiali ja sulle mõlema pöidla all on pisikene klaviatuur. See oli sama asi, mida tegi, eks ju, Windows 8. Et noh, me mõtlesime, et kui revolutsiooniline tuli 2 päeva pärast, et me teeme ka nii. Et siuke asi. Veel asju. Apple'i enda sisene natuke BlackBerry messaging, kes teab, mis see on, selle sarnane asi, ehk siis iMessage
kus on siis võimalik tekstisõnumeid nii-öelda ja siis ja asju ühesõnaga saata on nende vahel, et ta on siis seotud sinu Apple'i kasutajaga ja oma sõpradel, kellel on ka iPhone'id, iPadid või siis iPod Touchid, siis nendel on võimalus saata tasuta kirja nii-öelda, et ei lähe läbi operaatori. Just, ja nendele inimestele, kes ei saa iOS 5 või midagi, need uurige järgi Kik Messaging. KIK Messaging sobib Androididele, iPod Touchidele, iPhone'idele, ei hooli mitte mingisugusest tarkvara uuendusest, teeb täpselt sama asja. Täpselt nii. Kasutame ja on mugav. Ja nende kolmas hästi suur asi on pilv, iCloud. Põhimõtteliselt siis on ta tasuta teenus, mis asendab MobileMe asendamine. Asendab praeguse MobileMe ja tegelikult kõik, mida see teeb, on see, et terve teie telefoni sisemus või iPadi sisemus on pilve ära back-up itud. Jah, eks siis sul ei lähe mitte kunagi midagi. Ja siis on seal iTunes Match, mis on selline lahe asi, mis ütleme siis niimoodi, et kõige lihtsamini arusaadavalt on see niimoodi, et ta muudab teie illegaalse muusika legaalseks muusikaks vaid $25 eest aastas. Põhimõtteliselt on sul siis võimalus näidata, et näete, mul on need lood, Apple natuke skanneerib neid, ta saab digitaalse selliste sõrmejälgedega, saab aru, mis looga tegemist on ja tuvastab need enda süsteemist need lood ja laseb sul neid siis kuulata ja erinevatesse nendesse oma seadmetesse laadida. Just nii. Kas see on hea või halb, eks iga inimene võib ise otsustama, et ta on kindlasti parem süsteem või noh, rohkem võimalusi. Kui mälupulgaga ringi joosta. Aga ta on natuke, inimesed võrdlevad seda tegelikult selle Google Music'uga, aga minu arust on ta natuke teine asi. Pisut küll. Ootame, näeme, ka see tuleb sügisele. Jah, aga mul on sellega üks asi. See on juba praegu olemas? Ei, minul on see küsimus, et mina ei ole kindel, et see Eestisse tuleb. Sellepärast, et iTunesi kaudu sai sa ikka veel muusikat Eestisse osta. Ja järelikult kahtlus on põhjendatud. Kahtlus on minul, et see ei toimi. Praegune beta, mis on võimalus inimestel nagu arendajatel kasutada. See on USA-s ja Kanadas. Siis see on ainult USA-s ja Kanadas, ei ole isegi nendes teistes Euroopa riikides, kus on, et see diil, mis Apple suutis nende muusikatootjatega teha, see oli ikkagi Ameerika põhine. Et mul on siuke kahtlane tunne, et see teenus ei hakka siin väga palju töötama. Nii kaua, kuni iTunes Eestis ei tööta, nii kaua ma arvan, et ei tööta ka see iMatch või iTunes Match või Sensation. Sensation, teine või kolmas 2-tuumalise protsessoriga telefon Eestis. Esimene oli LG Optimus 2X-i, siis oli Samsung Galaxy S2 ja nüüd on siis HTC Sensation. Nägime esimest Android 3.0-ga töötavat tahvelarvutit Eestis müügil. Acer Iconia tablet Clickis. Ja Euronixis ka. Euronixis ka. Kuskil 430-420 euro, palju nii vähe. 300 midagi. Meekärg on, ei 429. 429 on jah. Meekärg, Androidi versioon. Ootame mõlemusega, mul ei ole pilte, vaadake. Just nii. Aga need inimesed, kes on nüüd selle video ära vaadanud YouTube'ist, need klikkake siia kõrvale, peaks olema. Ei, siinpoole. Paneme sinnapoole. Siia tuleb varsti video, kus on võitja, Microsoft Arc-kiire võitja. Ja vaadake see video peale seda ära. Või vaadake enne, see ei ole võimalik. Ei, ärge enne vaadake, ma panen hiljem selle lingi. Siis oleks see jutt, mis ma praegu rääkisin, niimoodi totter. Aga totraid asju ja ka natukene vähem totraid asju võite saata alati meie saate e-maili aadressi, see on saade@tehnovaade.eu. Meie armas kodu on sellel aadressil www.tehnovaade.eu. Oleme ka Facebookis, facebook.com/tehnovaade, Twitteris tehnovaade, YouTube'is tehnovaade, Ustreamis tehnovaade, name it. Rohkem, veel on kohti kindlasti ja jooksvalt kõik uued kohad, mis on lahedad. Jah, about me on tegemata. Jah. Time. Aga äkki järgmine kord juba on ja selleks korras kõik. Nägemist ja head supluse ilma soovime teile nädalaks. Peaks tulema kogu 30 kraadi. Tšau. Tšau.